Tere hommikust kõigile siin ja sealpool ekraani. Mul on väga hea meel, et vaatamata keerulisele ajale olete võtnud võimaluse, et koos tänase konverentsi esinejatega mõelda ja arutada selle üle, kuhu see pidevalt tormilise muutuv olukord välja viib ja kuidas sellest nii-öelda võitjatena välja tulla. Tulelohe lend on Tööandjate Keskliidu jaoks aasta kõige olulisem sündmus. Konverentsile arutlusteemasid valides ei saanud me mööda praegusest kriitilisest koroonaolukorrast, mille vastu olid ja on võimetud ka kõige rikkamad ja arenenumad riigid. Samas ei ole ettevõtjatele omane rääkida ainult olevikust, vaid tahame pilgu suunata ikkagi tulevikku, et vaatamata keerulisele hetkeolukorrale ikkagi praegu arutada selle üle, mida teha paremini just tuleviku seisukohalt. Viimane aasta on olnud pöördeline. Olime just taastumas ebaõnnestunud alkoholipöördest, harjunud ära sõnaga rohepööre ja mõned meist hakkasid aru saama, mida tähendab digipööre. Kui tuli koroonapööre, mis keeras pea peale kogu maailma, ükski demokraatlik ühiskond ei osanud ette näha, et inimestel tuleb loobuda nii paljudest enesemõistetavatest võimalustest ja õigustest ning taluda kuid ja aastaid kestvaid piiranguid. Kui koroona õnnestub taanduma sundida, siis lisaks sellele, et rohkem fookus tuleb jällegi rohepöördele ja digipöördele, on meditsiiniline kriis kaasa toonud pöördumatud tagajäljed sellele, kuidas me edaspidi töötame, ning seda mitte enam ainult kurikuulsa põlvkonnapöörde tõttu, vaid seetõttu, et koroona andis viimase tõuke sellele, mis oli ammu teel. Kaasaegset tehnoloogiat kasutades pole paljudel inimestel vaja töö tegemiseks enam olla pidevalt ühes kohas koos. Aasta koroonaga on tõestanud, et asjad saavad tehtud ka siis, kui kontoris on toolid tühjad ja tuled kustus. Kõik eelpool töötud kokkuvõttes valiksin ma aasta sõnaks just selle pööre. Selle sõna peamisele tähendusele mõeldes tuleb mulle silme ette olukord, kus sa saabud 3D ristile ja oleks võimalik siis valida järgmine suund, kas pöörata paremale, pöörata vasakule või lausa teha tagasipööre. Alustades parempöördest, siis see on harilikult selline natukene lihtsam pööre, mis üldjuhul tuleb välja lihtsalt ja ohutult. Lihtsalt paned aga suunatule sisse ja muudkui pöörad. Suunatule roll on siinkohal aga oluline, sest see annab teistele märku su plaanis suunda muuta. Kas digipöörde puhul peaks riigi roll olema suunatule näitaja või olla pigem kolonni lõpus see, kes kontrollib, et kõik ikka lähevad pöördele ja keegi maha ei jää? Kuigi tehnika areng ja olukord tööjõuturul teeb aga kõikidele, ka skeptikutele selgeks, et digitaliseerimine on vältimatu, siis miks niiski nii paljud selle pöördega kaasa minna ei taha ja loodavad, et siiski on võimalik teha asju vanal, armsal, väljakujunenud moel. Ma väga huviga ootan arutelusid sellel teemal täna. Tahaksin korra peatuda aga ühel teisel parempöördel või õigemini parempöörde katsel, mida eelmise paari aasta jooksul kogeda saime. Loendamatutel hetkedel pidin tele- ja raadioeetrist kuuldud selle järel panema silmad kinni ja mõtlema, et kas see õudus lõpeb kunagi. Viha, solvamised, diskrimineerimine, see oli igapäevane ja vaatamata sellele, et seda tuli väga palju ja väga sageli, ei harjunud ma sellega ära. Ja kuidas ma saaksingi, sest et naisterahvana, naisena olen ka mina see, kes mõnede mõttes peaks pigem tegelema kuuletumisega kui otsustamisega. Ma loodan siiralt, et selline vihapööre või vihapöörde katse jääb selja taha ja et me kunagi enam selleni ei jõua. Minnes aga nüüd tagasi liiklusmetafooride juurde, siis pööre vasakule on juba palju keerulisem võte. Kuna pöörata tuleb üle vastassuunavööndi, siis tihti ei ole osalejatel arusaamist, et kellel on eesõigus, kuidas teha seda ohutult. Ja nii on meil ka rohepöördega, kus paljude jaoks on ebaselge, kas seda pööret ikkagi üldse vaja on või kelle arvamus siis lõppude lõpuks peale jääb, kas Euroopa Liidu või hoopis meie eestlaste.
Äkki saab rahulikult edasi sõita, kindlalt fossiilne kütus paagis, sorteerimata prügikastis, kenasti mööda 4-realist kiirteed, nii et ost taga. Ettevõtte juhina ma tegelikult mõistan seda soovi natukene aega võita ja järele mõelda, sest ees ootav rohepööre pole mitte ainult keeruline manööver, vaid mis eeldab häid juhioskuseid, vaid tegelikult ootab meid ees kiirtee, kus raha tuleb välja käia korduvalt ja mitte vähe. Loodan aga, et nii nagu suvel puhkusereisile sõites, nii ka ükskord selles rohepöördes võtab kulufookuse maha teadmine, et me liigume parema keskkonna ja kaunima looduse suunas. Paraku on Eestis rohepöörde puhul puudu just sellest visioonist, mille poole püüelda ja mis annaks kõigile eesootavatele kannastustele mingisuguse mõtte. Ja ainsa riigina maailmas tundub mulle, et meil on puudu ka sellisest rohelisest poliitilisest jõust, ühest roheparteist, kes teemat eest veaks, nii innustaks, kannustaks, tõukaks kui keelitaks. Ilma ambitsioonita ja eeskõnelejateta ei tule pöördest ja pööramisest aga suurt midagi välja. Kujutage ise ette maanteel eksevat sõidukit, kus rooli haaravad kordamööda kõik autos olijad ja kellegil pole päris selge, kuhu ollakse teel, mida tehakse ja kuhu peaks välja jõudma. Seega, rohepöörde õnnestumiseks on vaja selget sihti ja kaasavat juhtimist. Pööretest edasi rääkides muidugi kõige keerulisem neist on tagasipööre, mis kõik võib valesti minna, kui seda teha valel ajal, vales kohas, valede oskustega. Tänu koroonakriisile oleme Euroopas tagasipööret tegemas nii solidaarsuse kui ühtekuuluvuse osas. Vaktsiininatsionalism, protektsionism, piiride ühepoolne sulgemine, kõik see on meid viimase aasta jooksul tabanud. Eesti ühiskonnas on samuti tagasilöögid olemas. Meie kui digitiigri kuvand on kõvasti räsida saanud ning teatavas mõttes on tagasipöördeks olnud kõik need soovid meie ühiskonda üle reguleerida. Näiteks, kes võib, mida võib ning kus ja kellega. Ma siinkohal ei räägi üldse koroonapiirangutest, vaid sellest, milliste meetmetega on viimastel aastatel võideldud alkoholiga, mil moel on arutatud selle üle, kes võib kellega abielus olla või mida kõike peaks veel seadustesse kirja panema, et kõik teaksid, kuidas on just õige viis toimida. Soov karmi käe järgi on kahjuks kasvav ning selle tulemusel tekib kuhjades bürokraatiat, seaduseid, määruseid, juhendeid, eneseregulatsioone. Bürokraatia kasvab mühinal ning käib pidev võitlus selle vahel, kuhu, mida ja kui palju raporteerida ning mil moel tagada, et andmekaitse põhimõtted selle kõige juures ikkagi täidetud saavad. Kõik selline ülereguleerimine mitte ainult ei pidurda edasiminekut, vaid tegelikult halvemal juhul keerab selle tagasi. Edasimineku asemel kulutame aega kinnitamistele, kooskõlastustele, lubade küsimise ja aruandluse vorpimisega. Ja nii ebaõiglane kui ka poleks, siis kogu selle bürokraatia ja silmustest läbi pugemisega tegelevad ennekõike just ausad ettevõtjad ja need, kes tegelikult ja kelle pärast neid piiranguid kehtestatakse, teevad ikka seda sama. Nad kombineerivad, skeemitavad ja liiguvad selle käigus reipalt edasi. Kogu mu pööretest kubiseva jutu mõte on järgmine. Me räägime neist meie elu väga oluliselt mõjutavatest pööretest hästi palju, aga liigume samal ajal edasi väga aeglaselt. Paralleel siinkohal füüsiliselt pööramisega on väga ilmne. Ka pöördele minnes sa tegelikult pead aru saama, millise suuna sa valid ja jõudma ka kokkuleppele ja otsusele, et see on su kindel otsus. Kui ühist arusaama ei teki, ei leia üldjuhul ka pööretele elluviijaid, sest igaühel on oma arvamus nii sellest, kuhu minnakse, kui ka sellest, mil moel seda teha tuleks. Ja nagu iga suur muudatus vajavad nii rohepööre, digipööre ja kõik need muud pöörded visiooniga juhte. On need siis konkreetsed inimesed või organisatsioonid, vahet pole peaasi, et neil oleks võimekus tegeleda väljatöötamisega, et välja töötada strateegia, protsessi juhtida, infot hallata ja mis kõige olulisem, ühiskonda kaasata. Ilma meie kõigi, nii ettevõtjate kui ka nii-öelda tavainimesteta, suurema või väiksema panuseta ei ole võimalik nii olulisi muudatusi ellu viia. Irooniline siinkohal on muidugi see, et ellu tuleb viia samal ajal ka juhtimispööre, sest mitte ainult noored, vaid lausa ka
keskeas inimesed ootavad tänapäeval juhtidelt mitte ainult palka ja boonuseid, vaid ka austust ja arvestamist. Vaid nii saab tekkida tunne, et sind ei tõugata muudatuse suunas, vaid sul on vaba valik teha oma otsused ja oma tegevusega mõjutada seda, kuidas ükskord selle muudatuse suunas välja jõuda. Vaadates nüüd korraks tulevikku, siis mina isiklikult väga ootan ka vaktsineerimispööret, mis ühelt poolt võimaldaks info vaktsineerimise olulisusest viia kõigi sihtrühmadeni ja teiselt poolt looks võimekuse ja valmisoleku ka massivaktsineerimiseks, kui ühel hetkel meil vaktsiine piisavalt saab olema. Ning nii tööandjana kui eestimaalasena ootan väga ka integratsioonipööret, sest me ei saa nii jätkata, et suur osa elanikkonnast ei saa ka kriisi ajal kätte kõige olulisemat informatsiooni. Ja seda seetõttu, et nad riigikeele oskamise asemel elavad oma keelemullis, mis lisaks info liikumisele ja selle takistamisele põhjustab ka palju muid probleeme, näiteks nende võimekust toime tulla tööturul. Kokkuvõtteks, ma olen kindel, et tänase päeva jooksul saame arutada koos nii mitmetegi nendel teemadel, et jõuda ka heade otsusteni. Selleks aga, et Tööandjate Keskliidu volikogu juhina mitte ainult rääkida, vaid ka ise midagi ära teha, siis on mul väga hea võimalus anda hoog sisse ühele pöördele, mille tulemusena me kuulutame välja täna innovatsioonipöörde toetuseks loodava tööandjate 2% klubi. Eesti on võtnud eesmärgiks, et ettevõtlussektor investeeriks teadus-arendustegevusse 2% käibest ja riik 1% sisemajanduse kogutoodangust. Teame, et Eesti Statistikaametile on circa 160 ettevõtet raporteerinud, et nende kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. Samas me usume, et neid ettevõtteid on veelgi rohkem, kuid riikliku koondnäitajaga jõuda 2% tasemele SKT-st eeldab teadus-arendustegevusse panustavate ettevõtjate arvu mitmekordistamist. Eesti tööandjate poolt loodava 2% klubi eesmärgiks on tunnustada innovatsiooni investeerivaid ettevõtteid, kaasata neid ettevõtjaid poliitika kujundamisesse ning mis peamine, populariseerida teadus- ja arendustegevust ettevõtjate seas ja andes eeskuju, näidates häid mõtteid, häid praktikaid, kuidas seda siis ellu viia. Mul on väga hea meel, et algatuse eestkõnelejaks olemiseks on oma nõusoleku andnud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes innovatsiooni ja teadustegevuse toetajana saab kaasa aidata Eesti arengu jaoks nii olulise valdkonna populariseerimisele. Kasutades lõpetuseks keskealiste inimeste noorpõlveslängi, siis sellised head uudised viivad lausa pöördesse. Soovin siinkohal kõigile konverentsi osalejatele, esinejatele huvitavat päeva ning olen kindel, et tänastest aruteludest õnnestub meil kõigil võitjatena välja tulla. Aitäh teile!